Sõbrad, tervist! Minu nimi Janno Peensalu. See on Karjase kohvi saade. Täna joon küll vahtra mahla. Sa küsid, kas vahtra mahl veel jookseb, aga see on külmutatud ja üles sulatatud vahtra mahl. Igal juhul meil on siin Pärnus olnud pikk nädal selja taga. Pastor Peeter Nordberg Rootsist oli meie keskel teisipäeva õhtust 15. aprillist kuni 20. aprilli hommikuni, see on siis ülestõusmise teenistus. Ja see oli väga põnev, sisutihe, Jumala väge ja Jumala vaimu väeavaldusi täis nädal. Paljud inimesed said julgustatud, õnnistatud, üles tõstetud. Ma arvan, issand näitas meile midagi, mida ta plaanib jätkuvalt teha. Ja tõepoolest, kui Jumal oma aulisust ja oma väelisust näitab, siis see teeb meid rohkem näljasemaks. Ja seda me ka nägime sellel nädalal. Ja muidugi, Peeter Nordberg on haruldane piibliõpetaja. Tõesti, Jumal on talle andnud anni näha asju Jumala sõnas ja neid seletada ühel unikaalsel viisil. Ja üks asjadest, mis mind kõnetas see ainuke õhtu, kui ma sain teda ise kuulata, mitte olla tõlgi positsioonis, oli, kui ta rääkis sellest, kuidas füüsilised asjad või asjad siin materiaalses maailmas ehk teisisõnu, mida me teeme, mõjutab asju vaimu maailmas. Ja see oli väga huvitav jutlus, ma julgustan neid jutlusi järgi kuulama EKNK Pärnu koguduse YouTube'i kanalil. Ja see põhimõte seal on midagi, mida me tegelikult rakendame alateadlikult kogu aeg, aga parem teadlikult rakendada. Näiteks Joosua käis oma sõjameestega ümber Jeeriku. See oli füüsiline tegevus. 6 päeva. 7. päeval nad tõstsid sõjahüüdu või kisa. Preestrid puhusid pasunad kõvasti. See oli kõik füüsiline tegevus. Aga see mõjutas midagi vaimumaailmas. See, et Jeeriku võimsad müürid kokku kukkusid, oli puhtalt Jumala püha vaimu töö. Vaimne asi, mida ei saa silmaga näha, oli mõjutatud sellest, mida füüsilises maailmas tehti. Neid näited on muidugi väga palju läbi kogu Jumala sõna, kuidas preestrid olid templis, samuti teine ajaraamat räägib sellest, puhusid seal pasunat või trompetit ja siis Jumala aupilv täitis selle koja, et preestrid ei saanud jääda teenima. Trompetite puhumine on väga naturaalne, materiaalne, selles füüsilises maailmas tehtav tegevus. Aga see mõjutas vaimusfääri. Ja loomulikult selle taga on ka ju sõna kuulmise tegu. Et sa teed midagi, mis on piibliga kooskõlas ja mida Jumala vaim sind kutsub tegema. Ma olen tajunud, et kui ülistus koguduses käib, me räägime siin siis ülistusjuhist, ülistusansamblist, muusikaline osa ja ülistusjuht ütleb inimestele, hei, tõstame kõik oma käed selles paigas üles. Ja ma tajun, et sel hetkel, kui me kõik oma käed tõstame, käte tõstmine on füüsiline akt, kuidas äkitselt vaimses atmosfääris midagi muutub. Või kui inimesed tulevad kaasa sellise teatud tonaalsuse, ülistuse või kiitusega. Näiteks on see kiire laul, hakkavad kõik plaksutama ja tõstavad oma häält ülistuses. Seal on midagi, mis toimub vaimusfääris. Ja pole ime, et Jeesus ütles, et Peetrusele, ma olen andnud sulle taevariigi võtmed. Peetrus siin maa peal, ta viitab muidugi oma jüngritele laiemas mõttes, mitte ainult ühele mehele. Ma olen andnud teile taevariigi võtmed ja mida sina maa peal, siin maa peal, füüsilises maailmas, materiaalses maailmas seod, on taevas, vaimses sfääris seotud. Mida sina lahti päästad,
on vaimumaailmas lahti päästetud. Nii et see on relv meie käes ja need asjad, mida piibel räägib, käte tõstmine, plaksutamine, hüüd Jumalale, palve, need on kõik asjad, mida sa teed oma füüsilise ihuga, aga sa vabastad ühte vaimset jõudu. Ja väga tihti enne kui ime sündis, mis tähendas seda, et Jumala vaimuvägi tuli esile ja pime sai nägijaks või kurt sai kuulma või pidalitõbine sai puhtaks. Tihti nad pidid midagi tegema sõna kuulmises. Minna Siiloa tiigi juurde ja pesta oma mudaseid silmi. Käia mööda see piirkond läbi oma mudase näoga ja kõik, mis sellel mehel viga on. Miks ta asi mudan? Aga see oli sõna kuulmise tegu. See füüsiline akt põhjustas selle, et vaimuvägi liikus selle mehe jaoks. Pidalitõbised pidid minema näitama ennast preestritele, pime mees viskas oma kuue seljast. Kõik need olid füüsilised aktid, mis vabastasid vaimuväe liikuma. Ja minu arust see oli vägev mõte ja neid oli terve nädal, nii et ma julgustan teid kuulama. Eile ma viisin vend Nordbergi lennujaama ja kuna ei olnud mingit muud sellist head aega, siis ma tegin autoroolis temaga intervjuu. See on muidugi ingliskeelne ja ma panen selle üles ühel ajal, kui ma jõuan selle läbi töödelda, aga see oli väga-väga huvitav, sest me rääkisime sellest, kuidas ta siia Eestisse sattus, kuidas Jumal need uksed avas, kuidas ta balansseerib oma isiklikku elu ja tihedat teenimistööd, kuidas ta valmistub ette jutlusteks, kuidas ta kuuleb Jumala häält. Me rääkisime sellest, mis on lava taga, mis mind isiklikult tõeliselt huvitas, sest see, mida inimene lava pealt teeb, see on tore näha, see on suurepärasuse vaim ja auline esitlus, aga ma tahan teada, kuidas sa sinnamaani jõudsid, mis distsipliinid su elus on, kuidas sa panustad, kuidas sa ennast ohverdad. Sõbrad, sel hommikul lihtsalt väikene julgustus selleks päevaks, mida ma tahan lugeda meile Markuse evangeeliumist ja see on 10. peatükist 17. salm, rikas noormees ja igavene elu. Jeesus läks siin teele, piibel ütleb salm 17, jooksis siis tema juurde keegi ja langes põlvili ta ette ning küsis temalt. Hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma igavese elu päriksin? See mees teatavasti selles loos, me näeme, hiljem on ju rikas. Mis tähendab seda, et tal on ilusad autod, maja ees seismas, villa Galilea järve vaatega seal, kes on käinud Iisraelis, teavad, see on võrratult ilus paik seal Galilea järve ääres, kohe nagu läheb mägiseks ja sa oled seal mäe kõrgustikul ja vaatad seal järvele ja imeline. Ilmselgelt kenasti riides, paksu rahakoti ja suurte pangaarvetega seal mees, kellel on reputatsioon ühiskonnas, tead, teised alati vaatavad järgi, kui ta kõnnib mööda, sest tal on uuemad ja paremad riided seljas. Aga siin ta tuleb ja langeb Jeesuse jalgade ette, ütleb piibel, langeb põlvili, mis ütleb seda, et tal on tegelikult ju tõsi taga, mida ta küsib. Tema, kes on kogu aeg nagu kõrgele tõstetud inimeste silmis, temast kirjutatakse, räägitakse, arutletakse. Siin äkitselt ta jookseb Jeesuse ette, langeb põlvili ja ütleb, et ma tahan igavest elu pärida. Nii et selge on see, et Jumal oli selle mehe sees juba tööd teinud. Jumala kutse oli selle mehe elu peal. See, mis toimub tema elus, on midagi reaalset, midagi tõelist. Nii nagu me kõik, kes me oleme Jeesuse juurde tulnud, tajusime, et Jumal tegi tööd meie südames. Ilmselt juba ennem mingisugused mõtted hakkasid avanema, me hakkasime arutlema mingite teemade üle, mida me ennem ei olnud oma mõttemaailmasegi lasknud ja ennäe selle konteksti sees. Jumal sai meie elust kinni ja siin ka ilmselgelt Jumal tahab selle inimesega suhet. See, mida Jumal tahab kõigi käest, isiklikku lähedast suhet. Selleks inimene loodi, et olla osaduses Jumalaga. Inimene ei loodud selleks, et lihtsalt Jumalat kiita. Jumalal juba olid enne seda olemas inglid, kes teda 24/7 kogu aeg kiidavad.
sa võid sellest lugeda Ilmutuse raamatus. Tal polnud vaja ka tegelikult teenijaid, et keegi tema vajaduste eest hoolitseks, sest Jumalal olid ka juba need, kes tema vajaduste eest hoolitsesid olemas. Seeravad, keerubid, samuti inglid. Aga Jumal otsis või tahtis kedagi, kes oleks tema näo sarnane, kelle peale oma armastust välja valada. Ja see on Jumala üks suurimaid soove, valada oma armastust välja nende peale, keda ta armastab. Ilmutada oma armastust. Ükski inimene ei ole rahul sellega, et sa lihtsalt vaatad kellegi pilti ja ütled, oi küll, ma armastan teda või läbi Zoomi või läbi Messengeri kõne terve elu räägid. Sa tahad lähedust, sa tahad seda armastust ilmutada ja Jumal soovis seda armastust ilmutada sellele mehele. Tegi tööd tema südames. See töö põhjustas seda, et see mees jookseb, rikas mees jookseb Jeesuse juurde ja heidab siis põlvili ja ütleb, et hea õpetaja, mis ma pean tegema, et igavese elu pärida. Jeesus ütleb talle siis siin, et keegi muu pole hea kui üksnes Jumal. Nüüd Jeesus tegelikult on ju samamoodi Jumal. Isa, poeg ja püha vaim. Nüüd poeg on saadetud siia maa peale, aga ta on jätkuvalt Jumal. Filiplastele kiri ütleb meile, et Jeesus võttis inimese kuju, sai inimeste sarnaseks, nii et ta rõivastas ennast lahti kõigest jumalikest privileegidest ja võimetest selles võtmes, sest Jeesuse jumalikud võimed toimisid läbi püha vaimu, kelle ta saab Johannese ristimise juures, me mäletame, vaim langes tema peale, mis ütleb seda, et sina ja mina, me opereerime sellel samal tasandil, me oleme inimesed, inimese pojad, sündinud inimestest, kes pole nii. Ja meil puudub see naturaalne, loomulik võime teha imesid, tervendada ja nii edasi. Aga kui püha vaimu vägi tuleb meie peale, siis see võidmine voolab meist läbi ja sellepärast ei ole see meist enestest ega keegi meist saa au võtta selle eest enesele, sest see pole meie vägi. Olles jutlustaja, on ajad ja korrad, kus ma kõnelen ja ma ise ka, kui võiks nii öelda, imetlen, mida ma räägin. Ja mitte selles mõttes, et ma olen uhke, sest ma ei ole. Aga ma tajun, et Jumal kasutab minu suud. Ja on teised ajad, kus ma olen armetult läbi kukkunud. Ja mul puudub aeg, et rääkida neid lugusid. Ma mäletan minu ühte esimest jutlust. Ma valmistusin selleks ja mul oli märkmed koos ja mul oli tunne, et ma võiks sellest rääkida 4 pühapäeva järjest. Ja siis ma läksin varem kirikusse, ma pidin seal pühapäeval kütma ahjusid seal kirikus. Ja harjutasin vahepeal seal kõnelemist. Mitu tundi varem olin seal, harjutasin. Kujutasin ette, et rahvas on saalis ja ma räägin seal kantslist. Tegin mitu korda läbi, oma arust tuli hästi välja. Ja vaat siis, kui rahvas saali tuli ja minu kord oli, tead, sükene pinge tuli mu peale. Mul vaevalt oli oma nimi meeles, rääkimata jutluse peapunktist. Nii et 5 minutiga oli mu asi öeldud ja ma olin siis ka juba mitu korda ennast korranud. Astusin sealt kantslist maha, minu pikk jutlus oli nõnda lühike, sest kui Jumala vaim ei tule meile appi, inimestena me oleme võimetud. Ja ma imetlen, kui Jumala vägi töötab inimeste läbi. Eile ma olin tänu koosolekul Tallinnas metodisti kirikus ja imetlesin, kuidas Jumala vaim kasutas inimesi. See on lihtsalt imeline. Ja sõbrad, kui me seda näeme ja tajume, et see juhtub meiega, see ei ole meist enestest. See võtab ainult sekund, et tõestada, et see ei suuda seda ise teha. Ja aeg-ajalt Jumal laseb meil läbi kukkuda, et hoida meile värskena selle, et hei, see ei ole sinust enesest. See ei ole sinust enesest. See on Jumala vägi sinu läbi. Ja siin ka Jeesus ei võta seda au enesele. Mees ütleb, hea õpetaja. Jeesus ütleb, keegi muu pole hea kui Jumal. Nüüd, Jeesus oli Jumal, aga ta andis selle au edasi. Ja ma usun, et see õpetab meil ühte olulist printsiipi, et inimesed, kes teevad midagi märkimisväärset, kes pingutavad, kes panustavad, on väärt
kiitust, tähelepanu, väärtustamist selle kõige eest. Aga kui meid kiidetakse, siis see kiitus ja tänu ja tähelepanu ei peaks peatuma meie juures. Meie asi on lasta see endast läbi ja anda see tänu Jumalale. Ma arvan, see ei ole ka korrektne, kus inimene ütleb, ei, ära üldse mind nimeta. See on, mida ma nimetan võltsalandlikkuseks, sest iga inimene teab, et ta vajab tagasisidet. Kiitus, tänu, tähelepanu, see on õige, vajalik ja tervislik meie minapildi jaoks, lihtsalt, et inimene võiks funktsioneerida. Kui sa kunagi ei saa tänu, kui sa kunagi ei saa tähelepanu selle eest, mida sa teed ja panustad, ühel hetkel sa väsid ära, sest see on, kuidas inimene on, ta vajab seda julgustust. Aga kui ta selle julgustuse saab, kui keegi sind tänab, tee kindlaks, et see antakse edasi. See inimene peab andma selle edasi. Keegi ütleb, sa tegid täna hästi, tänu Jumalale, ma olen tänulik, au Jumalale selle eest. Keegi ütleb, see oli võimas jutlus. Tead, ma ütlen sulle, Jumala abiga, ainult Jumala abiga. Ja meie asi on anda see tänu edasi. Nii et Jeesus teeb seda siin ja siis ta läheb edasi, ütleb talle, et meist tahtis ju igavest elu saada. Ja ta ütleb, et käsud sa tead ja räägib siin, et sa ei tohi tappa, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi varastada, sa ei tohi valet tunnistada, sa ei tohi kedagi petta. Sa pead oma isa ja ema austama. Muidugi Jeesus ei tsiteeri siin kõiki 10 käsku, tsiteerib ainult osad. Ja ühel viisil ta nagu suhestub selle mehega vastavalt sellele, mis tolle aja standard on. Kui juudid pidasid käsusõna, me ju loeme siit 5. Moosese raamatust ja kõik ülejäänud Moosese raamatud, et siis õnnistused tulid inimeste eludesse. Neil oli õige suhe Jumalaga. Ja Jeesus siis läheneb sellele mehele sel hetkel selle kehtiva standardi järgi. Jeesus ju ei olnud veel ristile läinud ega surnud ega lunastanud inimkonda pattudest ega lepitanud neid Jumalaga ega veel olnud avanud teed taevasse ega ka omamaks tegelikult igavest elu. Kuigi jah, inimene on ju alati loomisest alates olnud vaimolendina igavene olend. Ja Vana Testamendi inimesed said aru, et on üks olemine või elu peale surma. Jeesus räägib sellest rikka mehe loos, kes suri ja Laatsarus, eks ole. Taavet ütleb, sa jäta minu hinge surmavalda. Nii et see arusaamine oli, et on üks selline õigete surnute, kes on surnud, aga on olnud õiged Jumalaga suhtes, nende jaoks on üks teine paik kui need, kes on jumalatud. Ja selles mõttes see kontseptsioon oli olemas. Muidugi mitte kõikidel juutidel võrdselt, saduserid jälle ei uskunud, et on midagi peale surma ja mõned isegi uskusid seal reinkarnatsiooni laadseid asju. Aga siin Jeesus siis läheneb talle sellisel viisil, jättes kõrvale need käsud, mis puudutavad tema isiklikku suhet Jumalaga. Näiteks, et Jumal on ainus, sa pead teda ainult kummardama, sa ei tohi teha kuju, sa ei tohi tema nime suhu võtta, sa pead hingamispäeva pidama. Ja võib-olla, et see mees ei olnud hingamispäeva nõnda pühaks pidanud, tehes oma töid, me ei tea seda siin, aga nende käskude osas, mida Jeesus talle tsiteerib, see mees ütleb, et õpeta seda kõike, ma olen pidanud oma noorest põlvest alates. Ehk et kõik sellega on korras, tšekk, linnuke, ühte asja, ütleb Jeesus siin. Jeesus vaatas tema peale, tundis armastust ta vastu ja ütles talle nüüd, pea meeles, me oleme kutsutud rääkima tõde armastuses. Inimesed vajavad kuulda tõde, sina ja mina vajame kuulda tõde. Oma isikliku elu suhtes, meie iseloomu omaduste suhtes, oma käitumise, oma suhtumiste, mis iganes osas me vajame tagasisidet, me vajame tõde, mitte et kogu aeg ainult kiidetakse meid. Aga tõde tuleb rääkida armastuses. Ja Jeesus ütleb talle, et ühte asja on sul vaja. Ma kujutan ette, kui ta ütleks seda mulle, Janno, 1001 asja on sul veel puudu. Sul on nii palju kasvamisruumi, ma ei tea, kust pihta hakata. Selle mehe puhul ta ütleb, üht asja
on sul vaja. Mine ja müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele. See on huvitav, Jeesus ütleb, et mine müü ära kõik oma vara ja too oma raha minu teenistusse. Nii et Jeesus siin ei tee seda kuidagi isiklikuks, ei kasuta selle mehe sellist hetke emotsionaalset seisu ära, kus ta on nagu avatud muutustele, ta otsib lahendusi, ta tuleb oma õpetaja või keda ta respekteerib kõrgelt juurde ja mida iganes see õpetaja ütleb, võiks tähendada selle mehe jaoks, et ta teeb neid asju. Jeesus ei küsi raha endale, vaid ta ütleb, et müü see ära, anna raha vaestele. Nüüd selle mehe probleem oli selles, et raha oli tema ebajumal. Nii et kui seda esimest Moosese seadust tsiteerida, siis see mees eksis selle vastu ja see tuleb välja siit samast, et sel hetkel, kui ta pidi seda ära andma, see oli keeruline. Muuseas, me keegi ei tea inimeste omadusi niimoodi, kuniks neil äkitselt on raha nende elus, sest raha üldjuhul ei muuda kedagi. Raha üksnes võimendab seda, mis sa juba oled. Andja, kes on ennem olnud andja, saab rohkem raha, annab rohkem. Ma olen seda näinud oma silmadega. Inimene, kes on kitsi, lihtsalt hoiab rohkem endale. Narkomaan, kes süstib ära, ma ei tea, 30 euri päevas või 10 euri, saab 1000 euri, no süstib selle ära. See lihtsalt kaob samasse auku, raha võimendab seda, mis ta juba teeb. Kui inimene on kulutaja, kulutab rohkem, kui inimene on säästa, säästab rohkem, kui inimene on investeerija, siis investeerib rohkem. Ühesõnaga, raha võimendab seda, milline me oleme ja toob need teatud omadused välja. Ma ei teaks, kas keegi on kitsi või andja, kuni tal on raha. Kui tal on ainult tühjad käed ja käed lihtsalt tühjalt taskus, ma ei tea tema iseloomu, tema omadusi, tema põhimõtteid, kuni raha ilmub tema ellu. Raha paljastab nõnda palju ja selle mehe elus raha oli teda aheldanud, saanud tema isandaks ja valitses tema elu üle. Sellepärast ütles Peter J. Daniels, et raha ei saa saada sinu ebajumalaks, kui sa seda kogu aeg ära annad. Kui hakkab seda kogunema ja see kuhi muudkui tõuseb ja rahapakk tõuseb, siis võta suur jupp ja anna sellest ära ja siis sa hoiad oma südant õiges taktis ja selle mehe jaoks oli just nimelt seda vaja. Ja ta ütles, et siis tule ja järgi mind. Sul on siis varandus taevas ja tule ja järgi mind. Lõppeks ei olnud ju igavene elu see omaette eesmärk, sest igavene elu on nagu kõrvalprodukt sellega, kui me anname oma elu Jeesusele, Kristusele, tema saab meie issandaks. Ja selle mehe jaoks oli oluline just nimelt oma elu pühendada Jumalale. Aga miks ta ei saanud seda teha? Kuigi Jumal tegutses tema sees, nagu me alguses rääkisime, oli see sama ebajumal raha tema elus, millest ta kinni hoidis. Piibel ütleb, ta jäi murelikuks selle sõna pärast, läks ära kurva meelega, sest tal oli palju raha või palju vara. Nüüd tegelikult tal ei olnud palju vara. Vara omas teda. Raha omas seda meest ja see oli selle mehe probleem. See jumal, ebajumal rääkis valjemini. Jeesus Matteuse evangeeliumis ütleb, et ei saa teenida mammonat ja issandat. Ta ei toonud mingeid muid asju sinna kõrvale. Nii et raha on üks suurim konkurent Jumala järgimise, teenimise ja oma elu andmisele temale kõrval. Ja see oli see moraalne õppetund siin. Ja kellele iganes Jeesus ütles, et järgi mind, nendest kõik said talle apostlid. Ja siin Jeesus pakub sellele mehele, tundmatule kujule, me ei tea ta nimegi, sarnast positsiooni oma ringis saada talle apostliks. Ja muidugi ma lisan seda siin oma mõttes juurde, siin on varsti üks koht vabanemas, ma vajan inimest, kes finantsidega toime tuleb, aga enne kui sa saad minu rahasid käsitleda, enne kui ma saan tuua oma rahad sinu kätesse, pead sa olema vaba rahaahnusest ja raha teenimisest, mida kahjuks see mees ei lasknud minna ja jäi ilma ka suhtest Jeesusega, jäi ilma ka igavesest elust
ja pidi piirduma nende rõõmudega, mida see raha ajutiselt selles elus pakkus. Nii et sõbrad, hoiame oma südamed Jumalale. Et miski ei saa tulla Jumala ja meie suhte vahele. Ei meie kiire elu, ei finantsid, ei mingid muud jõud ega asjad. Sest inimelu mõte on tunda Jumalat, kõndida temaga ja teenida tema eesmärke siin maa peal. See on see, mis annab meile suurima rahulduse ja õnne ja tähendusrikkuse selles elus.